Viplala lood 17. peatükk. Mälestuspäev. Istume ikka siia silla käsipuule, ütles härra Plomm. Ma pean esmalt natuke ringi vaatama. Nad istusid üksteise kõrvale silla käsipuule ja vahtisid ümberringi. Ohkas härra Plomm. Küll ma olen alles õnnelik. Me oleme jälle suured. Oleme jälle inimesed ja mitte päkapikud. Nüüd võime lihtsalt koju tagasi minna, hüüdis Nellatella. Ja kooli kah, hüüdis Johannes. Kõige rohkem ihkan ma kooli minna. Me võime minna ujulasse ja jälle lihtsalt tänaval mängida. Me ei pea enam inimesi kartma ega nende eest peitu pugema. Viplala, alustas Nellatella ning võttis mehikese isa pintsaku taskust välja. Ta tõstis Viplala mõlema käe vahel oma näo juurde ja küsis. Kuidas see sul nüüd siiski korda läks? Jaa, seda tahaksin ka mina teada, lisas härra Plomm. Viplala, kuidas see nõnda õnnestus? Hüva, sõnas Viplala. Te ju mäletate, kuidas me istusime seal pähklipuust kapi all ja doktor pani oma koti lahtiselt maha, nii et te kolmekesi saite sinna sisse pugeda. Kas seda mäletate? Muidugi mäletame ja see oligi kentsakas, et sina meiega kaasa ei tulnud. Ütlesid hiljem, et olid midagi näinud. Miski hakkas sulle silma, aga mis asi see õieti oli? Kui ma siis teiega kaasa tahtsin tulla, jutustas Viplala, ja kapi alt välja ronisin, heitsin pilgu ülespoole ning silmasin raamatu kapi otsas lillekasti kõigi nende taimedega. Ühte neist taimedest ma tundsin ja mul oli paugu pealt selge, et mul just seda taime tarvis ongi. Selle taime otsas kasvasid marjad ja neid marju vajasin ma selleks, et teid jälle suurteks inimesteks tagasi tinistada. Aga miks sa seda siis kohe ei öelnud, Viplala? Mul polnud aega enam midagi öelda, kõik läks nii kähku. Teie kükitasite korraga juba kotis ja mul oli valida, kas teiega kaasa tulla või kohale jääda. Aga esimesel juhul oleks nad meist majast välja viinud ja me poleks võib-olla enam kunagi sinna tagasi pääsenud. Teine võimalus oli kohale jääda ja neid marju noppida. Niisiis ma mõtlesin 1 sekundi jooksul järele ja valisin teise tee. Jäin maha. See oli sinust erakordselt tark, tähendas härra Plomm imetlevalt. Viplala, ütles Johannes. Sa oled meie meelest nii armas. Meie arvates oskad sa hirmus hästi tinistada. Pange mind nüüd taskusse tagasi, palus Viplala. Muidu võivad inimesed mind näha ja siis tulevad meile uued hädad kaela. Lähme nüüd koju, arvas härra Plomm ja hakkas ees astuma. Teised tulid tema kannul. Nad kõndisid mööda tuttavaid linnatänavaid ja olid õnnelikud, et kippusid vahetuvahel tantsisklema ja karglema. Tegid hiigelhüppeid ning lausa keksisid osa teest maha. Oli oivaline jälle kord harilikult mööda tänavaid käia. Suur olla tundus täiesti võrratuna. Näe, ütles härra Plomm. Oodake ometi, kui kohutavalt palju inimesi seisab väljakul meie maja ees. Mida nad seal kõik küll tegema peaksid? Ega see ometi meie pärast ole, küsis Nellatella kartlikult. Ega nad ometi hakka meie majja tungima. Pöörame parem ringi, lausis Johannes õnnetuna. Ma olen inimesi pisut kartma hakanud. Ütles härra Plomm, seda ei tarvitseme nüüd enam teha. Nüüd ei saa nad meid enam kinni nabida ja taskusse pista. Ei, oodake. Nad pole tulnud siia hoopiski meie pärast. Nad seisavad kõik ringis ümber kuju. Keset platsi kõrgus ikka endiselt luuletaja Artur Hollide kuju. See oli ikka alles skulptuur. Luuletaja oli siiamaani kivistunud olekus. Seal ta seisis, üks käsi pikalt väljas, tühi kivist taldrik peos. Plats oli inimesi puu püsti täis. Nad seisid kõikjal tihedalt ja läbisegi. Valitses suur tunglemine. Mis siin lahti on? Küsis härra Plomm sosinal enda kõrval seisvalt mehelt. 50 aastat tagasi sündis luuletaja Artur Hollide, vastas mees. Suur luuletaja Hollide. Täna peetakse selle pärast tema mälestuspäeva. Või nii, sõnas härra Plomm. See on siis mälestuspäev. Väga kena. Ja kes on see härra seal kõnetoolis? See on minister ise, sosistas mees tema kõrval. Pst, ta alustab. Nellatella ja Johannes astusid mingile kõrgemale kohale, et paremini näha ja kuulda. Nad nägid ministrit otse kuju ees seismas. Nägid mehi ja naisi koos lastega üle terve väljaku tunglemas ja samuti ka Emilia Hollideed, luuletaja õde. Tema seisis ministri kõrval ja surus taskurätti silmadele. Tema jaoks oli see loomulikult kurb päev. Ehkki oleks pidanud olema meeldiv teada, et ta vend on saanud nii kuulsaks nüüd, kus ta on kivist. Mu daamid ja härrad,
alustas minister. tal oli must ülikond seljas ning ta paistis üldse hirmus uhke ja väärikas. mu daamid ja härrad, 50 aasta eest sündis siin linnas üks lapsuke, kelle tegudest hiljem hakkas rääkima terve maailm. selles linnas on sündinud suur luuletaja Artur Holliday. siin on ta elanud ja loonud. Te kõik tunnete teda, te kõik olete tema teoseid lugenud. kui minister sinnamaale oli jõudnud, tundis härra Plomm oma taskus ägedat rabelemist. ta kummardas pea allapoole ja sosistas Viplalale. mis on? Mida sa teha tahad? nüüd ma suudan seda, sosistas Viplala vastu. ei, ütles härra Plomm. palun, Viplala, praegu on nii ebasobiv silmapilk. oota ometi kuni. kuid ta sõnad ei aidanud. Viplala vehkis oma kätega väga kärmelt. minister jätkas kõnet. Artur Holliday pole enam elavate kirjas, ütles ta, kuid meie südameis elab ta edasi. samal ajal hakkasid inimesed rahutuks muutuma, sest kuju liigutas ennast. kuju tõstis käed pikkamööda üles ja ringutas. kuju pilgutas silmi ja haigutas. ta elab, hüüdsid inimesed. ta elab. just nimelt, lausus minister, keda kära ja rahutus natuke segadusse ajasid. seda ma praegu just ütlesingi, ta elab edasi meie südameis ja meie mälestustes. kuju oli nüüd haigutamise lõpetanud ja vahtis jahmunud pilgul ringi. ta silmitses üsna üllatunult taldrikut oma paremas käes ning asetas selle siis ettevaatlikult maha. Emilia Holliday vaatas ringi, nägi venda ning hüüdis. Artur! nüüd pööras ka minister ringi ja nägi kuju. elavat kuju. mis see siis on? hüüdis ta pahaselt. Te liigutate, te olete elus. jaa, vastas Artur Holliday lihtsameelselt. kas ei tohi? muidugi mitte, vastas minister ägestunult. Teil pole mingit õigust liigutada, te olete kivist, te olete monument. kuidas me teid mälestada saame, kui te lihtsalt elus olete? seda ma ei tea, ütles Artur Holliday. aga kas te peate mind tingimata mälestama? siis hakkasid kõik inimesed platsi peal hõiskama. hurraa, hurraa! elagu meie luuletaja Artur Holliday, karjusid nad. elagu meie kuulus luuletaja. elavat luuletajat austada ongi õige tegu. hurraa! mida siin siis õieti austatakse, küsis Artur Holliday kelleltki tema kõrval seisvalt daamilt. Te sündisite täna 50 aastat tagasi, vastas daam. sündisin 50 aastat tagasi. siis mul on lihtsalt sünnipäev, hüüdis Artur Holliday. ma saan täna 50 aastat vanaks, mul on sünnipäev. palju õnne, hüüdsid inimesed. südamlikke õnnesoove sünnipäevaks. kõik need lilled, mis nad olid kavatsenud kuju ette tuua, andsid nad nüüd elavale luuletajale kätte. ta seisis ja ta käed olid täis nelke, tulpe ning sireloksi. Holliday vaatas jahmunult ringi ega paistnud õieti taipavat, mis temaga sünnib. siis laskis ta pilgul abitult üle inimeste rännata ja ütles. ma tahan süüa. Artur, mu kallis vend, hüüdis Emilia ja hüppas talle kaela. sa oled 2 kuud kivist kuju olnud ja nüüd oled sa jälle soe ja elus inimene. me pole enam sugugi vaesed, Artur. nüüd oled sa kuulus. sinu raamatud müüakse kõigis kauplustes, sellepärast on meil ka raha, et karbonaadi osta. vaata ometi ringi, kuidas inimesed lehvitavad ja naeratavad. kuula, kuidas nad hõiskavad. lubage mul teid südamest õnnitleda, lausus minister pisut jäigalt. ta ulatas Arturile käe, kuid tal oli põlglik ilme, sest tema arvates arenesid asjad sobimatult. ta polnud harjunud kõnesid pidama kujude juures, kes äkitselt elustuvad. väljakul seisnud inimesed võtsid Artur Holliday õlgadele ja kandsid teda ringi. Emilia sibas kõrval ja nuttis oma kaunisse taskurätti. ta on jälle elus, hüüdis Emilia härra Plommile ja härra Plomm surus ta kätt ning ütles. ma ju rääkisin sulle, Emilia, et kõik läheb veel ükskord hästi. jah, tõepoolest, et rääkisite seda, nõustus Emilia. kas tulete meiega kaasa? näete, sealt läheb terve orkester, nad tahavad Arturit läbi linna kanda. ei, sõnas härra Plomm. ma mõtlen, et me tuleme parema meelega teile kunagi, kui nii palju rahvast koos pole. tulge, pöördus ta laste poole. Lähme õige koju, lähme vaatame, kuidas seal lood on.
Nad trügisid rahvasummast läbi, et oma majani jõuda. Vahest on kodus kõik lagedaks tehtud, arvas Nella-Tella. Kõik nende härra Tingemansi sõprade poolt, kes tookord sisse tungisid. Aga osutus, et kodus on kõik hästi. Kõik oli alles, enamik asju pealegi omal kohal. Kodu, me oleme jälle kodus, ohkas Johannes. Kui hea, kui hirmus hea see on. Ja seal on meie kass. Kass Parm tuli neile nurrudes vastu. Ta hõõrus ennast vastu jalgu ning njaugus. Kallis Parm, küll on alles vahva jälle kodus olla.